Kas te sellist terminit nagu digikaksik olete kuulnud? On, mõned pead on siin. Kõik ei ole väga veendunud. Kas keegi, kes ei ole väga kuulnud, mis asi on digikaksik, võiks, ma ei tea, mis asi esmapilgul tundub see digikaksik võiks olla? Mingit arvamust avaldada? Julgeb keegi? Midagi digitaalset, mis ei tööta. Ma teadsin, see kuidagi tuleb mulle tagasi. Ja, ehk see on loo lõpp. Ma alustan loo algusest, sealt, kust Oliver lõpetas ja ilusasti ka tegelikult rääkis, et selliseid 3D andmeid on meil linnas olemas. Vaatasingi, et mul ei osanud kuidagi eraldi ette valmistada selle ettekande jaoks siin. Vaatasin, mis mul varasemad slaidid on ja läksin tagasi, et kuskil see lugu küll esimesed slaidid ja tutvustajad said alguse kuskil 2019 aastal, aga see on 21. aasta ühed slaidid, kus mul paluti teha ettekanne Tallinna linna mudeli visioonist. Mis meie visioon sellega on? Ja siis me üritasime aru saada, et mida see visioon tähendab. Visioon on tavaliselt midagi hästi suurt, sellist kauget, sellist täiuslikku, tõotatud maa. Ja mis siis on, et kui me digitaliseerime füüsilist keskkonda, ühte maja või teed või puud või ükskõik millist objekti, et kus maalt on meie need piirid. Ja seal on füüsikas on 3 piirangut, mida me digitaliseerida ei saa. Esimene on see, konkreetne slide deck on ingliskeelne, räägin üle. Esimene on see, et me ei saa kunagi absoluutset täpsust. Eesti keeles on õnneks accuracy, precision mõlemad nagu täpsus, inseneerias tegelikult see, nendel on väga sisuline erinevus. Et ei ole olemas maailmas absoluutselt täpset mõõtmist. Iga mõõtmine, mis tehakse, on alati mingisuguse veaga. Sama kehtib siin, et me saame kuskile mingisuguse täpsustasemesse. Meeter on ta siis loksuga siia sinnapoole, sentimeeter. Praegusel hetkel linnamudeli puhul ilmselt räägime siin sellistest osade objektide puhul meeter, osade puhul räägime ka millimeetrist, kui siin just näiteks PIM-i näiteid tuua ja niimoodi ehitusse minna. Ja teine, ma pean siit niimoodi ma panen selle slide decki käima, kas ta niimoodi on parem. Teine asi, mida me ei saa kunagi saavutada, on lõputut detailsust. See tähendab seda, et kui me hakkame kuskile sisse zoomima linnamudelis, kui palju me saame sisse zoomida, et zoomime selle majani, zoomime siia ruumi sisse, zoomime siia laua peale, siin, ma ei tea, puldi, siia puldi sisse, siin puldi sees on mingisugused detailid ja nii edasi. Näitel ma toon seda Mandelbroti setti, see on kompleksarvude üle selline visuaalne väljendus, väga äge asi, kui on aega YouTube'is vaadake, see video ka ma panen taustaks selle, küll ta vist lähebki niimoodi mängima. Ja YouTube'is on see video vist kuskil mingi 15 minutit ja midagi sellist, aga seal on ka, saaks nagu edasi minna. Et kui täpseks me arvutada midagi suudame. Ja siis on see detailsuse tase, et praegu teadaolevalt kõige väiksem aineosakene on kvark. Sel ajal, kui mina hakkasin koolis käima ja füüsikat õppima, oli veel neutronid ja prootonid väiksemaid aineosakesed. Tänaseks on kvark, kes teab, kuhu me jõuame mõne aja pärast. Ja kolmas asi, mida me kunagi teha ei saa, ja see on kõige müstilisem asi, mis tundub just nagu kõige lihtsam, aga kõige müstilisem on tegelikult, on see, et me ei saa olla reaalajas kunagi oma virtuaalse või digitaalse peegeldusega reaalsest maailmast. Me oleme alati kas natuke ajast maas ehk peegeldame ajalugu või oleme natuke ajast ees ja ei tegele meenustamisega. Ja see aja külg selle puhul on kõige huvitavam, et teoreetilised füüsikud siiamaani vaidlevad, et kas aeg tegelikult eksisteerib või on see ainult illusioon. Aga budismis on muidugi, nendel on hea lihtne, et ongi ainult praegune hetk olemas ja kõik ülejäänud asjad on lood, mis juhtusid või hakkavad juhtuma. Ja seepärast ka selle
praeguse hetke defineerimine, et meil oleks täiesti värske linnamudel, ainuüksi seda, aga füüsika valemit selle defineerimiseks ei eksisteeri. Et selline taustalugu, see füüsika seadustest, millest me täna vähemalt ei oska mööda minna. Ja see oli siis 2019 aastal meie linnamudeli pilt. Ma selle slide-teki panen kinni ja liigun natukene sinna digikaksiku suunas, et natukene lihtsalt aindus sellest anda, aga jah, selles loos on veel rohkem tahkusid kui ühe linnamudeli puhul. Seda ma toon tavaliselt, et see digikaksik sõltub kellega sellest rääkida, et siis see on natukene nagu lumeinimene. Mõned usuvad, et on seda näinud veendunult, mõned usuvad, et see on olemas. Ja paljud on skeptilised ja nii edasi. Aga digikaksik definitsiooni järgi akadeemilisest kirjeldusest niimoodi kokkuvõetena lühidalt, et kui seal eelneval slaidil oli selline pikem definitsioon, siis lühidalt on siis füüsilise maailma ja mittefüüsiliste protsesside digitaalne replika ja mitte koopia, aga sellest võib ka eraldi loengu rääkida, miks replika ja mitte koopia. Ja siis need visuaalsed komponendid, ka linnamudel 3D-s, et tegelikkuses seda 3D teha on võrdlemisi lihtne tänaste tehnoloogiatega, kui on olemas head andmed, kvaliteetsed andmed, kui on tagatud andmevood, kui on andmete turvalisus või ka nende väärtus tagatud ja jällegi andmeteadus on täiesti eraldi teema. Ja ehk siit ma jätan nüüd, hüppan vahelt läbi ära, et jah, nendest osadest võib rääkida üsna pikalt, aga näitan selle viimase slaidina, ehk see on selline tehniline raamistik, kuidas ühte digikaksikut teha või kuidas ta kontseptsioonina võiks olla, et meil on vaja kuidagi need andmed koguda, meil on põhimõtteliselt vaja käia väljas mõõtmas, kasutades tänapäevaseid tehnoloogiaid. Võime seda ka teha tegelikult mõõdulindiga, aga on olemas praeguseks ajaks paremaid meetodeid. Ja see on kogu see andmemaagia osa, mis on võrreldav tuumateadusega minu arvates. Ja väga palju nüansse tahkusid on ja siis on vaja kuidagi need otsused teha ja seal on nüüd meil siis seda tehisintellekti ka päris palju abiks tulemas. Jah, küll jäävad siis ka kasutaja liidesed sinna juurde. See ülemine osa peegeldab tegelikult digitaalset varju, ehk meil on ühesuunaline selline tänav põhimõtteliselt, kus meil andmed tulevad ja me virtualiseerime, digitaliseerime, aga digikaksiku selline kontseptsiooni mõte saab oma täielikkuse siis, kui meil on sellest digitaalsest osast olemas ka ühendus tagasi reaalsesse maailma. Näitena on see, et kui me analüüsime liiklusvoogusid, me saame juhtida fooritsükleid vastavalt sellele, et kuidas see liiklus võiks olla kõige sujuvam linnas, siis me tegelikult ka neid fooritsükleid seal muudame. Vot, teine lugu ilmselt keeruliselt ja lühidalt, et siis jääks mõtteainet, aga siis me näitame Oliver näitas linnamudelis, ma ei tea, ma võin igaks juhuks ju reklaamida ka siin, et 3D.tallinn.ee. Enne kui sa ka lõpetad, mis on riikliku digikaksik kui meie oma vahe? Ja, hea küsimus. Mul on tegelikult sellele olemas ka täitsa hea vastus. Miks meil on mitu kaarti näiteks? Miks on meil olemas palju andmebaase, miks me ei tee maailmas ühte andmebaasi, paneme kõik andmed sinna. Ja lihtne, eks ole, käia vaadata. Täidavad natukene erinevaid otstarbeid ja see on mõned sellised natukene peidetud motiivid. Üks on näiteks see, et Eestis oleme me ju ühiskonna selliselt, et meil on riiklik tasand ja meil on kohaliku omavalitsuse tasand või siis tegelikult teisi sõnu öeldes kohaliku kogukonna tasand ja et see kohaliku kogukonna otsustus
jõud alles jääks, siis toetudes ainult tehnoloogiale, mis pakutakse kuskilt mujalt, siis viib paneb nendesse raamidesse, mida see tehnoloogia võimaldab, mida kuskilt mujalt pakutakse. Et kui see Oliver riigi tasandilt öeldakse nüüd, et vot edaspidi kasutada ainult meie lahendust, ilmselt sa ei oleks kohe. Ja, just, et me selles osas ka. Küll on, me teeme riikliku digikaksikuga või riikliku 3D kaksikuga ja siin on ka oluline erinevus. 3D kaksik ja digikaksik, need ei ole samad asjad. Aga nendest terminoloogilistest või terminitest võib ka eraldi veel ühe loengusarja teha. Jah, linnamudel, seda saavad kõik minna igaüks kaeda. Aga lähme veel ägedamaks. Mängumootorid, Unreal ja Unity on 2 põhilist, neid on mõned veel, võib-olla mõned on kuulnud ja näinud. Need võimaldavad siis meil praegu kõige kõrgemal tasemel, kõige detailsemal tasemel visualiseerimist. And Shitas, how we do? We gonna switch the projector and you present now Unreal. Aga jah, see siis on mängumootoriga. You have to have the controller plugged in there. Yeah, it's It's corded version, yeah. Okay, basically, ta kasutab Xboxi mängupulti praegu. Aga see oleks võimalik panna ka mingid kollid nagu liikuma. Ikka on. Digidirektor tahtis meil siia saada ka oma asju. Mismoodi me saame ikka avalikustada lastele kätte selline arvutimäng ja siis me paneme sinna need uued majad ja siis lapsed mängivad, vaatavad, kuidas on. Please show ERR building. Yes. Ja, et Oliver ilmselt selgitada, et uued kõrghooned, maakri kvartali detailplaneering, mismoodi nad oleks. Hetkel on puudu EBS, vaata minu mudelis oli EBS juba olemas, nagu seal IFC-na sees. Siin veel hetkel ei ole. Ja siin härra Märksõna mainin vahele, et see on esimest korda, kus seda avalikult üleüldse näitame. Nii et seda kogu Unreali näitame esimest korda avalikult. Et seda ei ole peale väikese seltskonna keegi näinud. Aga et kuidas see ka... Back here, below you... There. Kuidas see kaasamises võiks... Kaasamisprotsess on tavaliselt see, kus seda kommunikatsiooni linna ja kodanike vahel üritatakse teha. Et kuidas see võiks toetada seda? See on oluliselt parem kui see viirutatud joonis, mida ma näitasin loengu alguses. Et saab paremini aru. Tegelikult oleks nüüd ERR-i detailjoonise panna, siis võiks hea võtta. Ja me Christopheri kasutame slaididele just ERR-i joonist, et võtlusena tuua. Ja seda hoonet seal päriselt olemas ei ole, et see on siis virtuaalselt. Ja see on ka üks põhimõte, mida linnas üritame jälgida või mis on ka digikaksiku sellise vajaduse või üks on digikaksiku vajadus on see, et kõigepealt digitaalselt, et enne kui läheme päriselt betooni valama, saaksime, nii nagu Oliver näitas, läbi analüüsida, et mis moel seda betooni oleks mõistlik valada. Et pärast on kole kallis hakata seda ümber tegema, kui siis avastame, et need tuuled viivad kõigil sokid jalast ära seal tänaval, et siis